Tere tulemast kuulama T5 tuleviku podcasti. Mina olen saatejuht Grete ning tänases saates on mul külas Triin ja Karolin, kes ka kohe ennast lähemalt ise tutvustavad, kes nad on, kust nad tulevad ja millega nad tegelevad. Kuid enne veel, kui te alustate enda tutvustamisega, siis kombeks on saanud küsida selline huvitav küsimus inimestelt ja tänaseks küsimuseks on meil siis, et kas pigem olla ruuduline kaelkirjak või sakiline elevant. Tere tulemast ka minu poolt. Tere! Mina arvan, et ma oleksin pigem sakiline elevant. Sest et, ma ütlen, tal on ilmselt rohkem üles-alla nagu selliseid eluasju, kui rohkem see, et uusi kogemusi ja pigem sakiline. Ja mina mõtlesin ka ja mõtlesin valida samuti sakiline elevant, sest et minu arvates on elus harva kõik ilmselge või kuidagi ümar ja hästi kulgev, et sakiline ja elevant, ma arvan, see oleks ka minu vastus. No millega te tegelete, kes te olete ja kust te tulete, et meie kuulaja ka teaks, kellega me siis täna vestleme? Jaa, minu nimi on Karolin ja ma tulen Tallinnast ja ma igapäevaselt tegelen siis vibuspordi ja jalgpalliga. Need on mu põhilised sellised hobid, aga õpin gümnaasiumis ja sügisel lähen 11. klassi ja ütlen, et olen siuke keskmine noor, nagu ikka, ja veedan sõpradega aega ja. Minu nimi on Triin Tuisk, mina töötan siis psühholoog-nõustajana põhiliselt Haridus- ja Noorteametis ja täiendavalt siis ka MTÜ Peaasjades noortekeskuses kliinilise nõustajana. Väga tore. Meil tuleb täna väga põnev vestlus. No alustamegi sellest, et kes meist elus ei oleks kogenud ärevust või tugevaid tundeid. Neid ju tekib iga päev, igas erinevas situatsioonis, olgu selleks uus kool, olgu selleks uude töökohta minek, olgu selleks töövestlus või ükskõik, mis need situatsioonid ka ei oleks. Ja inimene kogeb ju päeva jooksul väga palju erinevaid tundeid ja just ka tugevaid tundeid, olgu selleks siis viha, kurbus, ärritumus, ükskõik mis need tunded siis kellegil ei oleks, aga see on inimese loomuses täiesti okei. Ja kuid mingil hetkel tekib ka seal see väike arusaamatus, sest need tunded on võib-olla mitte enam nii loomulikud ja need on võib-olla natukene sellised veel keerulisemad ja sellest me täna juttu teemegi, me räägime sotsiaalsest ärevusest ja minu esimene küsimus olekski teile, et miks inimesed tunnevad ärevust ja miks me tunneme hirmu ja kust see ärevus ja kus see hirm väljendub? Võib-olla tasukski mainimes seda, et ärevus on muidu, me kogeme seda nii positiivsel moel kui negatiivsel moel ja positiivsel moel, ongi tegelikult ju uude kooli minemine on ka mingil määral positiivne, on ju. Ehk siis selles laadis me kogeme seda positiivselt, aga mingil määral ärevus jookseb siis negatiivseks sealtmaalt, kus ta tegelikult hakkab sind igapäevaselt siis segama. Ehk siis ma ütlekski ikka, võib-olla tookski selle sisse, et ärevushäire ja ärevuse ilmselt eristabki see, et kui igapäevaselt, sa saad aru, et millal peab abi otsima, ongi see, et kui sa tunned, et igapäevaselt sul on raske, et see takistab su igapäevast elu ja toimetusi. Et jah. Jaa, ma olen ka väga nõus just sellega, et tegelikult ärevus on ja üleüldiselt kõik need tunded, tugevad tunded, et nad on kõik mingi funktsiooniga, et nad on mingisuguse olulise rolliga. Ja ärevuse ülesanne on tegelikult ju meid elus hoida või siis vähemalt seda tõenäosust tõsta. Ja hirmu kogemine ja ärevuse kogemine kuuluvad täielikult elu juurde. Et võib-olla, et miks me seda kogeme, et ongi erinevad olukorrad võivad ju seda tekitada, ütleme, kus me tunnemegi reaalselt ohtu, ma ei tea, kurja koeraga, kurja loomaga kokku sattudes või siis tõepoolest kaaslaste kriitikat tajudes, aga ka tegelikult ju sellist ohusarnast ärevustunnet võivad tekitada ka sellised, ütleme, potentsiaalse ohu, ütleme, mõtted või kujutlused potentsiaalsest ohuks, mille juures siis ongi see stressor, just see potentsiaalne oht ehk siis mõte sellele. Et tegelikult on ärevusel just see funktsioon, et kui me oleme konfronteeritud ohuga, meil on mingisugune ohtlik olukord, siis meie keha mobiliseerib meid ehk paneb meid valmis selleks, et saaksimegi selle ohuga ja keerulise olukorraga toime tulla. Väga vajalik tunne.
Mhm. No siit on väga hea võib-olla minnagi selle juurde, et Karolin, sa tõid välja, et meil on tegelikult ärevus, mis on igapäevane asi, mis on täiesti loomulik, et inimene kogeb seda ja meil on ka ärevushäire, mis sa ütlesid, on siis see, et tegelikult hakkab sind igapäevaselt mõjutama. Mis on see vahe ja kust jookseb see piir, et kust võib-olla aru saada, et enam ei ole see nii-öelda loomulik, et päris see, et ma lähen kuhugile kaubanduskeskusesse ja enam sammugi ei astu, sest ma lihtsalt ei saa või ei suuda, siis ma arvan, et see vist ei ole päris igapäevaelu osa. No mina isiklikust kogemusest ütlen seda, et mina sain aru, et abi peab otsima siis, kui mul oligi, et see hakkas mu igapäevaelu väga suuresti takistama. Ma ei saanud enam koolis käia, ütleme nüüd 9. klassi kevadel siis, või noh, tegelikult juba talvel ma ütleks, et ma ei käinud põhimõtteliselt et koolis, imestan, et lõpetasin nagu heade hinnetega ja selliste tulemustega, nagu ma olen tegelikult rahul. Ehk siis alguses ma ei saanud üldse aru, et mis see ärevus on, et mis minuga toimub, sest ma ei olnud enne mitte kunagi midagi sellist kogenud, on ju, et olingi siuksed, noh, nagu ikka, olidki koera ees hirmud ja siuksed, noh, siuksed tavalised, on ju. Aga siis ma tundsin midagi hoopis teissugust ja siis ma sain ka aru, et vot nüüd on midagi hoopis teisiti, et see takistab, et ma reaalselt ei saa koolis käia, ma ei saa kusagil käia ja sealt sain mina isiklikult aru, et tuleb abi otsida. Jaa, ma arvan, et sellise isikliku kogemuse pealt võib-olla, mis raamistaks seda, et ongi siis, et kuna see ärevus on ju nii loomulik tunne, me kõik tajume seda, et häireks muutubki ta siis, kui need ärevuse ja selle stressiga seotud reaktsioonid ongi ülemäärased, nad on sagedased ja sellest tulenevalt see mõjutabki ka meie käitumist, ehk siis me hakkame vältima mingeid kindlaid, kas need on olukorrad, inimesed, tegevused, ja see mõjutab meie igapäevast toimetulekut ja üleüldist heaolu. Et kindlasti selles kombinatsioonis saaksimegi rääkida siis sellest, kui ärevus ei ole enam lihtsalt normaalne ärevus, vaid lausa ärevushäire. Kas kui rääkida natuke statistikat, siis kas sul on võib-olla aimu, et kui palju üldse siis nii-öelda eestlasi või just võib-olla ka noori, siis kui mitmel noorel võib-olla 10 esineb sellist ärevushäire laadset asja? Neid statistikaid on väga palju erinevaid ja üks, mis on kindel, on see, et ärevushäire ei küsi sugu, ei küsi vanust, ehk siis see võib kõigil esineda, meestel, naistel ja igas vanuses inimestel. Ja need statistilised, ütleme, esinemissagedused, ütleme, kuu, aasta või siis ütleme, eluea põhjal on erinevad, aga see võib esineda, see varieeruvus on ka suur, et ütleme, niimoodi 13 kuni 28% inimestel elu jooksul. Et see on tegelikult sage, kui see võib esineda häire tasandil. Nojah, ja tegelikult siin saab ju väga hästi ka välja tuua selle, et mitte ükski asi ei ole kestev, ehk siis neid asju on võimalik ju ravida, nende teatud tehnikatega, ravimitega, kõigega on võimalus sellele asjale ka siis natukene sellist pidurdust anda. Võib-olla siit on hea edasi liikuda, et sina kui eksperdina saad jagada, mida oled sa võib-olla õppinud ja mida sa rakendad täna oma nii-öelda ka siis nii-öelda patsientide peal ja sina kui noorena saad tegelikult jagada, mida oled sina teinud, et mis on need nipid või mis on need lähenemised, et me saame ennast igapäevaelus aidata, et seda ärevust maandada. Ilmselge on, et neid tehnikaid ei pea tegema siis, kui sul on ärevushäire ainult, aga neid saab teha ka siis, kui sul on lihtsalt selline, ütlemegi, närv sees, et sa lähed uude kooli. Et mis on need tehnikad või need lähenemised, mida teie kasutate ise igapäevaselt või mida te siis teistele näiteks jagate? Mina isiklikult igapäevaselt hetkel rakendan, kuidas ma ütlen, mõtete lahti siis enda jaoks seletamist. Ehk siis, kui mul tekib ärev mõte, siis ma ei mõtle kohe selle negatiivsel poole, mis võib üliraske tunduda sel hetkel, kui sul see ärevus peal on muidugi, aga kui sa seletad endale kirjalikult, mina eelistan seda teha, sest et siis sa näed silmad ees seda ilusti ja seletad endale lahti, et mis on näiteks kõige hullem, mis juhtuda saab tegelikult. Et nagu, kas on nüüd maailma lõpp, kui mis juhtub, on ju. Ehk siis ma ise kõige rohkem harrastan seda ja muidugi ka
tegelikult on väga olulised sõbrad ja nendega suhtlemine, ehk siis kui mul on näiteks ärev hoog peal, siis mul on üks sõbranna, kellega meil on konkreetselt niimoodi, et kui ma kirjutan talle, et kuule, mul on nüüd ärevus, mul on nagu väga halb olla, siis meil on kindlad sellised hingamisharjutused, mida me saadame üksteisele, mida tegelikult on internetist väga ilusti ka leitavad. Ongi ärevuse puhul, kus on niisugused kastikesed, mille järgi saad hingata, on ju. Ehk siis ma ise kasutan neid kaste hästi palju ja Jaa, kõlab väga hästi, et teoorias võib-olla kõik see praktikas kõlab väga hästi ja teoorias, mida see siis tähendab, et ongi, kuna ärevus ju ikkagi haarab nii meie mõtteid, meie üleüldist sellist kehatunnetust, käitumist, et siis just need mõtted on see esimene viis, kus kohast saabki alustada. Ja ma arvan, et kõige esimene samm võikski olla see teadlikkus nendest ärevatest mõtetest, mis tundub nii lihtne, aga on paras harjutus ja vägitüks tegelikult ka sinnamaani jõuda, ehk siis kui ma tajun endal ärevat mõtet, siis teadvustada ja lasta sellel minna või siis vaidlustada või muud sellised nipid. Aga me teame, et mõtete kontrollimine, haldamine, nende vaidlustamine on väga keeruline. Et kui võib-olla see alguses ei taha kuidagi toimida, siis kui me oleme ärevad, siis me hakkame automaatselt iseennast seirama ja enda kehatunnetusi sellele ärevusele tähelepanu juhtima. Ehk siis täpselt see vastupidine tähelepanu ümbersuunamine millelegi muule, näiteks praegusele hetkele. Mida mina alati väga soovitan, on hästi lihtne, et kui ma märkan, et see ärevus tuleb, siis viia oma tähelepanu sellele ruumile, kus ma olen. Ehk siis hakata loetlema kõiki, ma ei tea, siniseid, punaseid objekte, mida ma näen. Muidugi, kui vähegi võimalik, siis äreval olukorral puhul siis midagi selle tegevuse juures või olukorra juures muuta. Et ma alati ütlen, et kui sa oled ärev ja sa istud, tõuse püsti. Mine joo klaasike vett. Kui võimalik mingisugust tegevust teha, mis haaraks kõiki su meeli, ongi sõbrannaga helistamine, välja jooksma minemine, kokkamine, musitseerimine, midagi sellist, et tähelepanu mujale viia. Hingamisharjutused on väga-väga tõhusad ja hästi leitavad internetist, aga kõige aluseks, vaimse tervise aluseks ja ärevusega toimetuleku aluseks on vaimse tervise nii-öelda 5 vitamiini. Kas me oleme piisavalt maganud, kas me toitume korralikult, kas me liigume, inimesed meie ümber, positiivsed hetked, et kindlasti ka nende kuidagi kontrollimine või reguleerimine aitab maandada ärevust. No see on tegelikult ükskõik, mis alal nii-öelda see vaimse tervise hügieen on kõige olulisem, mis mulle meeldib ka inimestega sellistel teemadel rääkides öelda, et väga lihtne on öelda inimesele, kellel on jalg kipsis, et näed, sul on jalg kipsis, sul on midagi viga, aga inimesel, kellel on vaimsed probleemid või kellel on mure selles valdkonnas, sa ei saa öelda talle lihtsalt, et näed, sul on vaimsed probleemid. Ilmselgelt esimene reaktsioon, mis tuleb, on, sul pole midagi viga, et sa ju ei ole füüsiliselt katki, on ju. Tegelikult see ei ole niimoodi ja see füüsiline tervis ei saaks olla ilma vaimse terviseta tegelikult. Ja nende harjutuste koha pealt mina võin näiteks lisada sellise harjutuse, mida mina, kui ma räägin kellega või kui on mõni minu noor, kes on öelnud, et nüüd on vaja rääkida, siis üks harjutustest, mida mina soovitan, on hakka enda peas justkui joonistama mingit pilti, et näiteks, et seal on kollane maja, mis on 2-korruseline ja mul on seal rõdu ja mul on seal üks koer ja mul on seal ema ja mul on seal isa ja mul on seal 2 venda ja mul on seal lapselaps ja et hakka sellist mingit ilusat pilti, mis paneb sind korraks kas või tundma nagu eemal selles mõttes sellest reaalsusest, et sa oled ikkagi, et sa oled selles samas hetkes, aga sa tunnetad, et sa oled justkui näiteks, ma ei tea, 15 aastat hiljem kuskil, on ju. Et sellised need harjutused, millega on võimalik oma tähelepanu ja millega on võimalik oma ärevust kontrolli alla saada, on väga sellised loomingulised tegelikult. Samamoodi see kasti ülesanne, et kui me mõtleme, et see on üks ruut ja siis sa pead hingama nagu nende ruutude külgedega, on ju, siis tegelikult see on lihtsalt üks ruut, aga see, et inimene on mõelnud selle nagu nii-öelda, see on üles ehitatud selliseks mõttemänguks, et see on nagu väga huvitav, kui palju neid ülesandeid on ja ma arvan, et
hingamine vist ei võta kellegilt nagu aega selles mõttes, et neid ülesandeid on ju mitte teha. Aga meil on siit läbi käinud selline sotsiaalmeedia, internet, et internetis on leida neid ülesandeid väga palju. Milline mõju siis tegelikult internetil meie vaimsele tervisele ja eeskõige siis näiteks ärevusele on? Kuidas see mõjutab? Ilmselge on see, et see väga-väga mõjutab meid. Ma ütleks kas või siis omaks kogemusest, et mind on väga palju mõjutas, sest et kuna oli koroonaaeg ka, siis kõik olid kodus ja kuidas ma ütlen, sa ei suhelnudki inimestega otse, on ju, ja siis pärast sealt mullist välja tulemine oli väga raske, ehk siis tegelikult ka nagu tänapäeval, kuna on nutiajast, on ju, siis tegelikult enamus inimesed ju suhtlevad ikkagi läbi interneti vahenduse, on ju, ja siis on ikkagi see, et kui sa pead kodust välja tulema, siis on veidikene keeruline võib-olla inimestega suhelda, kui sa igapäevaselt seda ei tee, on ju. Ehk siis ma arvan, et tegelikult on väga suur mõju, on ju, siis sotsiaalmeedial või üleüldse internetil, sest paraku see on meie iga päev. Jaa, väga nõus. Et nagu igal heal asjal on või igal asjal on mitu poolt, nõnda ka sotsiaalmeedial, et kindlasti on väga palju häid pooli, mida just ka see koroonaajastus näitas, et me saame olla ühenduses maailmas toimuvaga sõpradega, aga selle ülemäärane või liigne kasutus on ka vaimselt väga kurnav. Ja näiteks üks Suurbritannias läbi viidud uuring, mis uuriski täpselt, kuidas mõjutab sotsiaalmeedia kasutamine noori. Ja selles osales üle 1000 noore ja selle uuringu tulemused olidki, et sotsiaalmeedia kasutamine viib näiteks ülemäärase ärevuseni, depressioonini, just ka igasuguse kiusamise ja hirmudeni. Näiteks millestki ilma jääda, et see pidev, see võrdlemine ka ennast võrrelda teistega, mis sa sotsiaalmeedias näed ja muidugi see sotsiaalne aspekt suhtlusel, et sellel on vaieldamatult väga-väga suur, ka teaduslikult tõestatud suur roll meie vaimsele heaolule. Antud juhul siis võib-olla isegi sellele negatiivsele poolele, nagu on ärevus, madal enesehinnang, depressioon. Ise tunnen, et olen ka ennast leidnud tihtipeale nendest olukordadest, kus sa võrdled ennast kellegiga, keda sa näed nii-öelda läbi telefoni, et aga tal on selline elu ju, aga siis on see hetk, et aga see on ainult internet, et tegelikult, mis päriselt toimub, me seda ei tea. Ainult ma arvan, et on neid inimesi päris palju, kes postitavad endast on ju rõõmsa selfie, on ju, aga tegelikult selle taga on ala, ma ei tea, majanduslikud mured, kooliga probleemid, tervisega probleemid, et me kunagi tegelikult ei näe. Ja mis on nagu väga nii-öelda mis mind teeb kurvaks näiteks internetis suhtlemise puhul, kui me kirjutame üksteisega, me ei näe mitte kunagi päris emotsioone. Sest mina nagu inimestena nagu mulle väga-väga meeldib näha seda ehedat reaktsiooni, seda ehedat emotsiooni, kui ma ütlen inimesele mingit ägedat asja, et me lähme sinna või me teeme seda või oh my god, ma sain meile need piletid või mingi, et ükskõik mis ega see ei ole, on ju, või ma pean talle teatama nii-öelda, et jah, et keegi on ju siit ära läinud või midagi, siis see nii-öelda päris emotsioon on ikkagi kordades nii-öelda tervendav kui see, et me kirjutame on ju sõnumina. Hästi palju ju tekib neid konflikte inimeste vahel, et sa panid selle mingi sinna 2 suure tähega, on ju, nüüd sa oled mu peale pahane, on ju, või nagu ma arvan, et Karolin, sina nagu, sa ilmselt saad nõustuda, on ju, noorena, kui sa kirjutad chatid lihtsalt kellegiga ja siis tekib mingi tüli, et keegi pani mingi tihti ongi see, et sa ei saa inimese emotsioonist aru tegelikult, on ju, et ongi, ta paneb sulle üks emoji ja siis sa mõtled, et issand, sa nüüd kindlasti, sa kindlasti solvusid mu peale nüüd, on ju, ja siis järgmine päev mul on tihti olnud niimoodi, et ma olen nagu mõelnud, et okei, ta on kindlasti mu peale natukene vihane midagi, on ju, ja siis järgmisel päeval oleme rääkinud, ja siis ta on mingi, mis asja sa ajad, ma ei ole midagi, vaata. Eks ongi see, et tegelikult see sotsiaalmeedia on nii petlik, on ju. Sest ta jätab ju nii suure ruumi kujutlusvõimele. Ja see kujutlusvõime ongi see, mida ma alguses ka mainisin just, et see kujuteldav, meie mõtteline, ma ei tea, hirm või selline kujutlus, et mis ta nüüd arvab või see on kindlasti negatiivne ja see mõttekarussel, mis hakkab selle taustal nagu nagu toimuma, ongi see ohtlik, et see on hästi jätab väga suure ruumi kujutlusvõimele. Ja ma mõtlengi, et kui mul on ärevus näiteks juba, ma ei tea, ma pean kirjutama mingi tööandjale, et kuule, et mul oleks seda päeva vabaks või mul on juba nii suur ärevus selles osas, et kuidas ma siis kirjutan talle nagu, et see oleks ilus sõnastus ja et ei oleks kõik mõistetud valesti ja siis, kui ta vastab mulle ja paneb sinna alla selle mingi kõige basicuma selle emotioni, siis on juba nagu omakorda tekib see uus ärevus, et
mis see nüüd tähendab või nagu, mis nüüd saama hakkab, et noh, et see sotsiaalmeedia tegelikult just mul jääb nagu mulje, et üks ärevus nagu, üks ärevus, aga noh, et ärevus on ja siis üks selline pisikene nagu samm ja see juba tekib nagu mingi täiesti tühise asja pärast uus ärevus, olgu selleks siis mõni kirjavahemärk või valetühik kuskil vales kohas. Aga kuidas me saaksime seda olukorda täna parandada, et kuidas käituda võib-olla siis või kuidas olla selline vastutustundlik sotsiaalmeedia kasutaja siis, et me ei tunneks siis, et meil kogu aeg see ärevus läheb nagu järjest ja järjest ja järjest suuremaks, et mida teie soovitaksite? Ma ütleks võib-olla seda, et kindlasti tuleks rohkem otse suhelda, me võiksime rohkem muuta seda, et rohkem helistame, saame kokku päriselt, eriti veel pärast seda koroonaaega me ilmselt kõik väärtustame rohkem seda, et meil saame koos olla tegelikult ja kui oluline see tegelikult, et sa oled inimesega otseses kontaktis, on ju. Et tegelikult kas või ka noorte seas seda, et rohkem, näiteks mina oma sõprade seas, meie väga palju ongi FaceTime-ime, need asja sa näed inimeste päris emotsioone, me ei viitsigi kirjutada, sest et ma ei näe tema emotsiooni täpselt, ehk siis mina ütlekski, et palun oleme rohkem kontaktis päriselt inimestega ja hoiame rohkem selles mõttes üksteist, et Väga nõus, et koos olla. Ja võib-olla sellele lisaks, kuna see sotsiaalmeedia on nagunii osa meie elust, et siis kindlasti sotsiaalmeedias hästi sellise karmi pilguga üle vaadata, et keda ma jälgin. Et kas need inimesed, keda ma jälgin, et kas need tekitavad minus häid emotsioone. Ja kui see niimoodi ei ole, siis ma väga soovitaksin tegelikult need inimesed ka siis eemaldada oma jälgitavate seast, et kindlasti seda ja ka teadvustada seda, et isegi kui me sotsiaalmeedias näeme neid inimesi, kes postitavadki neid, nagu sa enne ütlesid, need rõõmsad selfid, siis igal inimesel, olgu ta nii populaarne või tähtis või mis iganes tahes, on ikkagi oma suured ja väiksemad mured. Et ka seda teadvustada, et selline ebarealistlike ideaalidega võrdlemine on ainult negatiivse mõjuga, et arvestada ka seda, et me kõik oleme tegelikult inimesed. Jaa, täpselt, et seda keegi ei ole meist nii-öelda selles mõttes perfektne, et kõigil, see elu, mis sa sotsiaalmeedias näed, see tegelikult see on lihtsalt see üks väike osa võib-olla sellest. Ja võib-olla ma ütleks ka seda, et teha selliseid nagu detox päevasid ka, nagu, et võib-olla ka see tõmbab seda ärevust, et sa saad päriselt keskenduda, ma ei tea, õues ilusale ilmale või mis need asjad kõik on, et sa ei pea nagu et sa oled selles päris hetkes, sa naudid seda hetke, sul ei ole mingit segavat faktorit kuskil kõrval ja sul on see üks päev, üks hetk, 1 minut korraga. Meil on väga tihti läbi käinud sõbrad, sõpradega rääkimine, sa oled tulihingeline sõpradega vestleja, ma arvan, et kui sind praegu siin ei oleks, siis ilmselt sa ka FaceTime'iks kellegiga. Aga kuidas sa näed, kui palju sõbrad omavahel sellistest probleemidest või muredest üldse räägivad? Kui minul näiteks probleemid algasid, siis kus ma ütlen, minu sõbrad ei olnud üldse kokku puutunud selliste asjadega ja ma üldse ei heida neile ette seda, et nad ei osanud mind aidata ja alguses ütlekski nii, et kui ma matsin ennast koduseinte vahele, siis keegi ei saanud aru, mis minuga toimub täpselt, on ju, siis mu ema ütles kogu aeg, et mine ole sõpradega, on ju, et ma väga nõmedast öelda, aga konkreetselt saatsin teda igast kohtadesse, et kuidas sa julged mulle öelda nüüd, et mine välja, on ju, ole sõpradega. Aga ma ütlekski, et tegelikult need mured, see, et ma olen õppinud oma sõpradele rääkima, see on meid nii palju liitnud tegelikult, et ma isegi ei oska öelda, kust maalt ma sain aru, et sõbrad on nii olulised. Mingi hetk võib-olla kasvasin natuke suuremaks ja sain aru, et sõpradele, kuna ma olin kogu aeg selline, et nagu aitasin teisi, aga nagu ise nii-öelda matsin ennast nagu teiste probleemidega, on ju, aga selles mõttes ütlekski, et sõpradele tuleb nagu laskuda selles mõttes, et mitte muidugi kõiki oma murekoormad neile on ju panna, sest et nemad on ka inimesed, on ju, ja et neil ei oleks liiga raske, aga kindlasti mõistlikult. Ma arvan ka, et jagamisel on väga suur väärtus. Mitte ainult see, et ma saan oma mure nii-öelda kuidagi välja rääkida, vaid ma räägin seda inimestele, kes tunnevad huvi, kes kuulavad, on ja minu jaoks seal olemas, isegi kui nad ei oska mitte midagi teha, et nad ei lähe ära, kannavad selle raskustunde välja ja on lihtsalt seal ja kuulavad.
et ma arvan, et see tugi sõprade näol on kindlasti väga-väga väärtuslik. ja võib-olla lisaks veel selle, et kui mul olidki sotsiaalse ärevusega hästi suured probleemid, siis noh, mul oli trenni minemisega samamoodi probleemid, on ju, ja siis mul oli üks sõbranna, kes ütles ka, et kuule, ma ei saa üldse aru, mida sa tunned tegelikult, aga ma tahan, et see oleks hea ja saatis mind ka trenni konkreetselt, et ma julgeksin liikuda tänaval, sest et noh, minul oli nii, et ma ei julgenud üldse liikuda, on ju, saatiski mind igale poole, ehk siis ongi see, et sa võib-olla sõbrana ei pea alati saama aru, mida ta tunneb täpselt, või noh, sa ei saagi kunagi seda teada, mis teine inimene tunneb, aga kas või lihtsalt see, et sa oled olemas. Ja vanematega on ka ilmselt Jaa. tegelikult väga palju seda, et meie vanemad on enamjaolt ikkagi generatsioonis, kus sellistest asjadest ei räägitud, kus selliseid asju justkui ei eksisteerinud ja et oma isa näidet, mida ma kogu aeg kasutan, et ta on öelnud mulle, et tema ei saa nendest asjadest aru, sest tema ajal lihtsalt ei olnud seda, tema ajal ei räägitud, kui ta proovib ja kui ta ei saa aru, siis see ei tähenda, et mul neid probleeme ei oleks, et see on igati okei, kui inimene ei saa ka aru, sest me keegi ei pea ju selles mõttes olema sellistes valdkondades, ma ei tea, spetsialistid või midagi, on ju, et see on hea, kui, ma ei tea, ma oskan ehitusvaldkonnas kruvi ära tunda, et selles mõttes et kõik ei olegi kõiges nii-öelda head, aga võib-olla, et mis hetkest siis ikkagi aru saada, et mul on abi vaja, et mis hetkest ma tunnetan ja peaksin ära nii-öelda tundma või peaks mu sõber ära tundma, et kas minul on abi vaja või ma näen, et mu sõbral on raske ja et tal on abi vaja ja kuidas seda teha, kas lihtsalt öelda talle mine nüüd psühholoogi juurde või kas seda saab ka teha anonüümselt. Mind aitas väga palju see, et noh, Peaasi leht tegelikult, et ma ise, noh, kuna ma ei olnudki kursis tegelikult nende asjadega väga, siis ma väga palju uurisin sealt ja suhtlesin seal nende Peaasi nõustajatega, kes andsid mulle väga head nõu tegelikult, et kuhu pöörduda ja sõprade näol võib-olla aru saadagi siis selle näol, kui su sõber matabki ennast näiteks nii nagu see on okei, kui meil kõigil on päevi, et sa teinekord tahabki sõber matta ennast oma tuppa, on ju, aga kui sa märkad, et see takistab temal ka elu igapäevast samamoodi, et siis tuleks natukene aidata teda ja suunata talle kas või saata mingeid mina oma sõpradel olengi ka saatnud kohti, kuhu pöörduda ja et küsinud, öelnud, et ma olen olemas, kui sa tahad rääkida, see on okei, kui sa ei taha rääkida, sest et kõikidel, noh, kõik ei taha rääkida alati, et jah. Ma arvan ka, et kõige sellisem olulisem on olla tähelepanelik ja märgata. Et kindlasti saab seda märgata siis, nagu sa ise välja tõid, et siis, kui see ärevus hakkabki elu häirima ja mõjutab seda, kuidas ise või siis sõbra puhul see, kuidas sõber toimetab ja igapäevaelu toimingutega nagu hakkama saab, et ongi see, et väldib teatud olukorda või ongi nagu eemale tõmbunum. Et siis kindlasti kõige esimene samm, mis võikski olla, mida sõbra puhul teha, et kindlasti märgata, mitte ignoreerida ja läheneda sõbralikult toetavalt, kirjeldadagi hästi neutraalselt seda, mida ma olen tähele pannud, kuulata, küsida, uurida, näidata, et sa tunned huvi ja kui vähegi võimalik, siis ka, kui on sõbrad, kes on võib-olla endal ongi kogemus sellega, jagada mõtteid ja julgustada abi otsima või siis just need tehnikad, mida on internetis palju saada, et neid eneseabivõtteid siis nii-öelda ka kasutama. Anonüümselt on ka ikka võimalik ühendust võtta, et erinevatel sellistel lehekülgedel, Peaasja leheküljel samuti on igasugused chatid, nõuande telefoniliinid, kuhu saab helistada anonüümselt, või siis ka peaasi.ee lehel on just need e-nõustajad ja ka noortekeskus, kus on siis küll enam mitte anonüümselt, kuid siiski nagu igasuguse konfidentsiaalsuse tagades on võimalik seda olukorda arutada ja just neid esmaseid samme kokku leppida, mida teha. Kuidas sa tunned, kuna sa ise ütlesid ka, et sa tegutsed ka peaasjades, et kui palju täna inimesed või just ka noored seda üldse kasutavad, et kas see muutub populaarsemaks nii-öelda, et küsida abi ja sinna, ma ei tea, helistada või kirjutada või see pigem on ikkagi ka jälle selline, et ma nüüd ei tea, kas minna või mitte. No peaasjade puhul on kindlasti see, et
et neid nõustajaid ja aegu võiks olla hoopis rohkem ja ma olen täiesti kindel, et kõik need ajad läheksid ka täis. Et kindlasti on noortel ja nende lähedastel huvi ja soov saada abi, saada just kõigepealt võib-olla suhelda inimesega, kes aitab sul seda esmast olukorda lahti mõtestada ja anda juhised või ka koos seda teha. Et see huvi on väga-väga väga suur ja noh, nii kaua, kui ma olen olnud päästjades, ikkagi tõusvas trendis. Et ikkagi oluliselt rohkem noori soovib tulla, kuid nad peavad sut siis ootama. Pigem ongi see pahupool. Jah, et ei ole neid aegasid Just. väga palju. Karolin, kuidas sina liitsid peaasjade leheküljeni ja sealt juba sellise hea abini? Ütlekski, et ka guugeldasin lihtsalt ja ütlekski, et see oli reaalselt konkreetselt esimene leht, mis mulle ette tuli niimoodi suurelt. Ehk siis hakkasin seda uurima, pluss mu ema ka, kuna ta on niisugust ajastust, et ta polnud ise kursis nende asjadega, siis ka, kui tema otsis, siis see oli ka samuti esimene, mis talle ette tuli. Ja siis ta saatis mulle Messengeri lingi, et kuule, vaata seda, uuri. Siis ma alguses võtsin seda natuke nagu, ma ei taha öelda, et solvangule, aga natuke nagu tol hetkel ma veel ei teadvustanud, et mul on probleem. Ja siis mul ei ole probleemi. Ja täpselt, mul oli see siuke, et ei, mul on kõik hästi, mis sa räägid mulle, vaata. Ja siis ma kuidagi alguses ei tahtnud üldse sellest välja teha, siis ma saatsin talle mingi südame selle vastu, ja siis ei öelnud midagi. Ja siis läks mingi mõned päevad mööda ja siis ma sain aru, et ikka vist ikka on midagi, siis ma hakkasin uurima. Ja siis ma olingi anonüümselt ka, vestlesin nende siis nõustajatega ja sealt ma sain abi. Just, et kõik võimalused on tegelikult olemas. Et ma arvangi, et see, kes Peaasja lehele nagu satub, see leiab informatsioonist kuni siis selle anonüümse abi ja siis võib-olla selle väga personaalse siis, kus isikliku abini, kus on siis võib-olla konfidentsiaalsus tagatud, mitte anonüümsus. Kui mõni meie kuulajatest või vaatajatest tunneb, et ta kuidagi igapäevaelu hakkab vaikselt juba ärevus segama ja ta ei suudagi võib-olla enam voodist välja tulla või minna kooli või üksinda tänaval liikuda või tema jaoks on juba helistamine kas või perearstile täiesti nagu maailma muutev kogemus, siis mis on need esmased sammud, mida teha ja mis on need esmased kohad, kuhu pöörduda? Ma ütlekski, et uurige Peaasi lehte, sealt leiab igaüks endale midagi, et ongi, et kui sa ei julgegi helistada kuhugi, on ju, siis sa kirjutadki anonüümselt, sealt suunatakse sind edasi ja kui see samm on tehtud, siis kindlasti rääkida samamoodi, kas perele, sõpradele, nagu kes sina siis tunned, et sulle on usaldusisik, et põhiline, et sul keegi oleks vähemalt selline usaldusisik, et siis rääkida talle ja kas või kui sa ise ei julge nende Peaasi inimestega seal suhelda, siis kas või kui sul ongi usaldusisik, siis las tema seda teeb. Las tema suhtleb nendega ja tema juba saab edasi suunata sind ja. Just, et ma kindlasti võib-olla ärevuse puhul ütleksin veel seda, et olgugi, et see on väga normaalne ja tavaline tunne, mida me kõik tunneme ja tajume, on siiski võimalikult varajane sekkumine see, mis aitab just selle kõige raskema nagu kulu ikkagi ära hoida. Et kui juba väikenegi kahtlus on, et ma ei tea, et kas mind häirib või kas on mingi ärevushäire, et juba siis võib tegelikult pöörduda, juba siis uurida, Kanse Peaasi lehekülg, mõni teine, neid informatsioonikohti ja küsimise kohti on rohkem, aga kui see on siis tõepoolest juba kaugele läinud, siis ma arvan ka, et uurida nii palju kui ise võimalik, aga paluda ka kellelgi end aidata. Sest just see aja panemine võib olla väga-väga keeruline, et siis võib olla suureks abiks, kui keegi teine saab panna aja. Kindlasti, ütleme, kuna ärevushäired on hästi ravitavad, siis sellise keerulisema kulu puhul kindlasti mõelda ka selle peale, et perearst isegi ükstapuha, kuidas me teda näeme, aga on kindlasti spetsialist, meditsiiniliselt erialaspetsialist, kes saab hinnata olukorda, alustada esmaste sekkumistega või siis vajadusel suunata ka spetsialisti poole edasi. Et kindlasti üks väga-väga hea koht, kust alustada. Tegelikult see annab ju võimalusi ka erinevateks saatekirjadeks ja sellisteks ka tasuta ala visiiditasu maksta, et kiiremas korras nii-öelda saada kuhugile, et tihtipeale ma olen kuulnud seda, et
ma ei tea, et ma helistasin perearstile, aga noh, ega sealt midagi ilmselt ei tule, onju. Ja siis tegelikult järgmisel päeval on see, et jah, ma helistasin talle, et ma sain sinna aja, et ma sain tegelikult juba homseks aja, et ta saatis mulle saatekirja ja siis on nagu mingi okei, et ehk siis kokkuvõttes ikkagi oli päris hea mõte sinna nagu helistada. No Just. ja, oli küll, onju, et see võib-olla, kui noh, omast kogemusest, siis mina võib-olla esimene asi, mida ma tegingi, oligi see, et ma leidsin kellega lihtsalt rääkida sellest, et vot nüüd ma tunnen, et nüüd on asjad niimoodi või mu elus on kuidagi niimoodi ja või mitte võib-olla selle eesmärgiga, et ma näen või tunnen, et mul oleks abi vaja, vaid just selle eesmärgiga, et lihtsalt nagu kuidagi oma pea nagu tühjaks rääkida ja siis tegelikult samal ajal, kui sa räägid, sa saad aru, et nagu okei, et nüüd see liigub nagu sinnapoole, et nüüd on abi vaja ja nüüd on midagi teistmoodi ja see abi küsimine on nii okei ja Just. mul on nii kurb vaadata neid inimesi, kes ei julge seda teha, sest nad kardavad, et ma ei tea, neid tehakse maha või et see ei ole okei, aga mis võib-olla meie generatsiooni täna just meid noori muudabki tugevamaks, ongi see, et see julgus rääkida sellest, et meil on probleem ja meil on mure ja see on okei, et sul see on, sellepärast et sa teed kõik selleks, et see läheks paremaks ja see on ka okei, kui sa ei tee selleks kõike, sellepärast et vahepeal sul ongi vaja sellist teiste push'i rohkem kui iseenda sellist push'i, mis mulle meeldib öelda, on see, et tee tervenemiseni on nii-öelda justkui 3 sellist suurt sammu, et kõigepealt on see must auk, kus sa omadega oled, on ju, ja mustast august jõuda, ma enne eetriväliselt ütlesin ka Karolinile, et kui ma hakkasin mõtlema selle küsimuse peale, mis ma teilt küsisin ennist, siis see sakiline elevant meenutas mulle väga sellist tõusu ja nagu mõõnateed, on ju, et me kõnnime sealt mustast august üles ja siis alla jälle. Ja see on ju nii siksakiline, et üles ja alla. Aga mina olen enda jaoks mõtestanud selle niimoodi, et mustast august tervenemiseni on veel üks samm ja see on stabiilne elu. Kui sa oled selles kohas, kus sa tunned ennast stabiilselt ja sa tunned ennast, et okei, nädalast 4 päeva on täna olnud väga okeid, siis see on väga hea märk ja sa oled jõudnud omadega sellisesse stabiilsesse kohta ja see ilmselgelt ei ole see, et ainult 1 nädal ja siis on nagu stabiilne, vaid see kestab ikkagi 1-2 on ju, kui sa oled tundnud, et vaikselt läheb jälle nagu selliseks ühtlasemaks ja sellest hetkest on tervenemine palju lihtsam, sest kui sa lähed ju nii-öelda mustast august otse ülesse, siis see tagasilangus on ju veel suurem. Aga kui sa jõuad sinna nii-öelda keskmisele trepi peale ja hakkad siis sealt uuesti üles minema, siis ilmselgelt sa ju langed tagasi enne keskmise trepi peale ja siis alla. Ehk siis nagu see üks väike nii-öelda trepp seal vahel on või see nii-öelda vahekorrus on väga-väga oluline ja mida mina võib-olla ka kuidagi mõtestan, et võib-olla mõnda kuulajat või ka teid kuidagi kõnetab see. Aga selline mõni julgustav mõte noortele kaasa, et kuidas siis teie täna selliseid olukordasid näete ja mida siis ikkagi noorele öelda, et mitte siis? Ma ütlekski võib-olla seda, et rohkem tolereerime seda, et abi küsimine on väga-väga okei ja rohkem siis ollagi kontaktis inimestega, sest et see aitab väga palju, sest et see üksi seal ongi mustas augus olemine ei tee sind paremaks, on ju, et nagu et isegi kui näiteks sõpradele võib-olla andagi siit sihuke soovitus, et isegi kui su sõber saadab sind, ma ei tea, kuhu kohta on ju, kui sa tahad teda välja saada, siis ära jäta jonni. Konkreetselt suru teda nii kaua, et kui ta lõpuks tuleb välja, sest et sel hetkel nagu ära võtta üldse isiklikult neid asju, mis ta sulle ütleb, sest et ta tegelikult ei mõtle ju neid nii, on ju, et räägin nagu kas või enda kogemusest, et kas või saatsingi oma sõpru ükskõik kuhu kohta, on ju, väga nõme on seda nagu tagantjärgi mõelda, on ju, aga ma olen väga tänulik, et nad nagu push-isid mind selles mõttes, et push-ige oma sõpru, kui nad on mustas augus ja et oleme nagu selles mõttes toeks üksteisele. Jaa, väga nõus need inimesed, et valida endale ja leida need inimesed enda ümber, kes meid toetavad. Aga kindlasti ma annaks ka selle mõtte kaasa, et ärevus ja ärevushäired on sagedased ja nad alluvad väga hästi ravile. Nad alluvad hästi eneseabivõtetele ja see ei ole midagi, mida peab kannatama või millega peab elama. Ei, vastupidi, et on tänapäeval väga palju erinevaid abipakkujaid, võimalusi, et kindlasti kas siis iseenda julguse najal või siis kaaslase sõbra nagu müksu abil ikkagi sinna abi suunas liikuda, sest et see viib leevenduseni täiesti kindlalt.
mul on olnud ääretult tore vestlus ja väga palju sellist äratundmist ja väga palju sellist tuttavat ja ühist kuulmist. Aitäh teile nii hariva ja sellise väga toreda vestluse eest. Ma loodan, et meie kuulaja-vaataja sai siit nii mõndagi põnevat, huvitavat, uut ja tarka teada ja kui on vaja, siis palun küsige abi, ärge jääge üksinda. Aitäh teile ja kohtume taas septembris. aitäh! aitäh!